Garmin Forerunner 935. Ma testisin, kui kaua siis patarei vastu peab. Ma lülitasin välja valgustuse, võtsin maha heli ja vibratsiooni ja lasin lihtsalt tubastes tingimustes kellal nii kaua töötada, kui saab, kui vastu peab. Mis mulle meeldib Garmini kellatel on sedasi, et kunagi ei pea muretsema, et mis siis saab, kui ei salvesta oma trenni ja patarei saab ennem tühjaks. Kellad on niimoodi disainitud, et seda saab kõike salvestada. Seda saab salvestada siis, kui uuesti patarei tööle panna. Nii et ma lülitan nüüd, kuna mul on patarei täitsa tühi, ma ei saa kella sisse lülitada. Ma panen kella laadima. Ja nüüd lülitub kell sisse. Ja nüüd siis vaatan, kaua ta mitukümmend tundi ta vastu pidas. Ehk siis täiesti terve patarei laadimisega. Nagu näha, praegu on 2% alles. Kui ma alustan uuesti seda run'i, siis ma arvasin, et ta pakub mulle salvestamist kohe. Kas ta siis kustutas selle? Ma vaatan. Sest et teistel mudelitel ta on pakkunud mulle salvestamisvõimalust. Trace, history, activities. Ta ikkagi salvestas iseenesest selle treeningu ära, et kuigi patarei sai siis treeningu ajal tühjaks, mis nüüd treening 11 kilomeetrit näitab sellepärast, et Garmini kellad on lihtsalt niimoodi loodud, et isegi siis, kui absoluutselt ei liigu, kell on ühe koha peal paigal, nagu mul oli kodus toas põrandal maas, lihtsalt nägi aknast satelliite ja ikkagi näitab, et oleks siin nagu 11 kilomeetrit liikunud. See on absurd, aga selline see on. Nii et see kell pidas vastu peaaegu 24 tundi ühe laadimisega, ehk siis täispatareiga. Kui väljas füüsiliselt joosta selle kellaga, siis ta muidugi nii kaua vastu ei pea, sellepärast, et kui ta mõõdab randmelt pulssi, kui ta võtab vaheaegu, ta piksub vahepeal, näitab valgust vahepeal. Aga sellegi poolest päris hea saavutus. Ta otsib seda treeningut. Nii et jah, patarei pidas vastu, kuigi see on kasutatud kell, mine tea, kui palju kasutatud, mitu aastat. Patarei on nendel kelladel siiski väga hea. Läheb aega, kaua läheb. Loodame, et ükskord leiab. Nii. Ei tea, miks nii kaua läheb, sellepärast, et patarei on niivõrd tühi või trenn on niivõrd pikk. Pole kunagi varem ühegi kellaga sellist asja näinud, et võtab terve igaviku. Ma püüan backiga praegu vajutada, et seda ära lõpetada ja siis uuesti alustada, siis kui nüüd läheb kiiremini. Historisse vajutan history, activities, eile alustasin siis seda, panin tööle. Jälle läheb. Seekord muutan ära, läheb, kaua läheb.
kas ma ikka viitsin nii kaua oodata? vähemalt minut on juba oodatud. Nüüd on lõpuks olemas. Mis ta mul siis näitab? Patarei pidas vastu 23 tundi ja 24 minutit. Selle ajaga, kuna ma kella ei olnud kordagi randmel, siis ma ei liigutanud kella oli lihtsalt ühe koha peal. Igal juhul kella järgi ma oleksin nagu läbinud, kell oleks nagu läbinud 11 kilomeetrit. Aga eesmärk oli testida lihtsalt kaua patarei vastu peab. Nagu ma ütlesin, nii kui panna valgustus ja heli ja vibreerimine, siis kestab võib-olla lihtsalt paar tundi vähem. Sest et joostes ikka ju vaatad ekraani ja siis on valgustus ja randmel pulsi lugemine, see võtab. Nüüd on siis selge, et kasutatud kellal peab patarei kaua vastu. Huvitav, mis ta siin mapil tegi siis. Et kui ta siin oma arust liikus mingi 9 või mitu kilomeetrit, siis ta võiks ju mulle mingit sigri-migri kaarti ka näidata. See, et kell nüüd nii aeglaselt trenni andmeid üles otsib ja vaatab, see on muidugi minu kogemuse puhul väga erakordne. Tavaliselt läheb ikka mõne sekundiga, väga kiiresti. Siin saab pluss näitab, et saab zoomida, et saab suuremalt näidata, miinusega saab väiksemalt, ma tahan siis vaadata suuremalt veel, mis ja siis nagu, et nagu ühe koha peal oleks kogu aeg olnud sigri-migri. Selline on selle kaart. Päkiga saab tagasi nagu ikka, treenib, kõik polegi rohkem vaja. Seda ma tahtsingi näidata ja vaadata ja selle aja jooksul, kui ma siin olen nüüd kella natukene 8 minutit, 7 minutit laadinud, juba on patarei 11%, see laadimine läheb ikka kiiresti. See on kõik praeguseks. Jätan kella laadima